toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Netflix on saabunud Telia TV-sse. Tutvu uute TV-pakettidega. Lumised mäed ja nõlvad ootavad sind Kütijoru keskuses Võrumaal. 7 nõlva, 4 tõstukit on suusatajate ja lumelaudurite päralt. Võta sõber kaasa ja kohtume Kütijorus. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, Vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Ma väiksena oleks nõus nagu ükskõik mida tegema, et saaks punkte mängida. Lihtsalt tahtsin punkte mängida kogu aeg, võistelda kellegagi. Is unbeatable. Annette Kontaveit making a little bit of history as well. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Käes on veteranikuu. Toetaja tunnusta Sinilillega Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane. Sinilillega kannad rahu rinnus. Vaata annameau.ee. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Tere õhtust, head võrkpallisõbrad, kätte on jõudnud 27. september ja on aeg alustada saali võrkpallihooaega. Elme Messergaas Balti liiga alustamas. Hooaja esimeses mängus omavahel vastamisi minemas kodumeeskond Selver TalTech ja vastased tiitlikaitsjad Bigbank Tartust. Minul nimeks Martin Kukk ja minu kõrval istumas ei keegi muu kui Taavi Nõmmistu. Tere Taavi! Mida ootad sellelt hooajalt? Tervitus! Mis ma suures pildis ootan? Ma arvan, et ootan ja vaatan, kuidas Tartu, Pärnu ja Võru tiitleid jagavad ja ootan võib-olla isegi veel suurema huviga, kuidas Selver TalTech ja Audentese võistkond arenevad ja kasvavad. Ja kohe siis hakatakse tutvustama meeskondi. Tartul siis sellest hooajast üks tiitel juba olemas, võideti Fraht superkarikas, Riias mängiti seda, nemad said siis näha 2 välisvõistkonda ka ära, Šiauliai vastu võideti kindlalt poolfinaal 3-0 ja finaalis alistati Robert Satse, sellel hooajal siis on seal kaldkriipsu taga RSU, mitte Riia.
võistkond ka 3-0, et kas juba sellest võib natukene Taavi järeldada, et meie lõunanaabrid on pisut tagasi andnud, sest mulle tundub, et ühelgi Läti meeskonnal ei ole ka välismängijaid. Võib küll, ega seda infot on nende kohta tegelikult enne hooaega vähe. Tõsi, Tartu on ainus, kes nendega saanud tõsisemas mängus kohtuda, aga puhtalt paberi peal peab tunnistama, et ilmselt nad veidi lahjemad on. Eelmine aasta tegelikult täitsa kenasti said nad meie suurematega ka madistatud. Aga nagu sa ütlesid, Tartul üks tiitel käes, see superkarikas mängiti, selline turniir, kus siis ainult üks Eesti võistkond kutsuti ja Tartu nii nagu eelmine aasta, see aasta ka tiitlit seal kaitses. Ja eelmine aasta siis Selver Taltek ka nendega käis seal. Mis me Selver Talteki kohta oskame rääkida? Üsna uus võistkond võrreldes eelmise hooajaga, peatreener Saavo Keel, kes üle pika aja tagasi. Üks välismaalane, Mihkel Varblane toodud Eestisse tagasi ja siis ikkagi üldiselt nooremad mehed. Nii on palju siis Selveri noorkasvandike oma klubist, kellele antakse kas siis trenniaega või ka mänguaega, et selle tasemega harjuda. Aavo Keelele kindlasti selline, nagu ta ise ka ütles, põnev väljakutse, et miks ta oli ka nõus tagasi tulema, et sellist võib-olla võistkonda tal ei ole olnud, et on tal tavaliselt rohkem sellised valmis mehed ja mängijad ja rohkem ka välismaalasi. Nüüd täitsa teistsugune ülesanne Aavol. Jaa, aga tundub, et viimasel hetkel ikkagi kardipakist veel Jokker ka välja tõmmati, kui Haavo poeg Markus Keel Aserbaidžaani siirdus, siis räägiti ikkagi ära. Kusti Nõlvak on tagasi taaskord ikkagi saalis, kes ütles, et enam saali ei tule pärast hooaega, aga võta näpust, Kusti teeb ka veel ühe hooaja saalis. Jah, Kusti muidu selline sõnapidaja mees, aga seekord tegi kogu võrkpalliringkonnale ikkagi korraliku tünga, aga ütleme Selver Taltechil ikkagi super lihtsalt ja hästi läks Markus Keele Aserbaidžaani minek, et kui nad oleks hakanud praegu tururingi vaatama ja katsetama mõne välismängijaga, ülikeeruline. See, et sul oli siit samast linnast võtta kohe Kusti Nõlvak, kes lõpuks ikkagi nõus oli veel ja saali tulema, ütleme, et läks ikka väga hästi ja nagu kuulnud olen, väga hästi võistkonda sisse sulandunud ja ma arvan, et eelmisest aastast on puude veel meeles ja see liiva peal on ennast vormis hoidnud, nii et ma tahaks uskuda, et Kustil tuleb küllaltki lihtsalt see algus. Ja selles suhtes ütlen ka ära kohe, et ma arvan, et ei ole väga võistkonda, kuhu Kusti väga hästi sisse ei sulandukski teda tundes. Aga vaatame nüüd, milliste algkoosseisudega alustatakse. Võõrsil meeskond Tartu siis alustamas nurgaründajatega number 1 Rasmus Meius ja number 6 Martti Juhkami. Siis meil diagonaalründajana Jack Williams, sidemängijana 1-2-0-2 Aleksander Eerma, temporündajad number 99 Mart Naaber ja number 23 Rico Wardlow ning meeskonna liberod number 13 Johan Vahter ja number 18 Karl-Erik Läänaru. Läheb endal ka siin esimene päev võib-olla natuke aega ja kodumeeskond Selver Taltek alustamas koosseisus. Nurgaründajana number 3 Kaur-Erik Kais, sidemängijana number 4 Kusti Nõlvak, temporündaja number 6 Henrik Luuken, teine temporündaja number 8 Mihkel Varblane, teine nurgaründaja number 15, nende ainuke legionär Norrast Mats Roones ja diagonaalründajana number 25 Andres Jefanov, liberod number 1 Sten-Markus Taasväli ja number 11 Georgi Sitnikov. Ja peakohtunik Kuku Rummi annab esimese vile ja meeskonna kapten Martti Juhkami paneb palli mängu. Hüppelt palling Ronessil korralikult käes, ühe käega sinna Kaur-Erik Kaisile ja Kais lööb kätes selle palli auti. Jah, kohe ilusat võrkpalli nägema hakkame, Kusti ühe käega osav mees, rannas nii tõsta ei saa, saalis saab kõiki oma oskusid kasutada. Ütleme siis et Tartu on meil elu lihtsaks teinud kommentaatoritena, et küllaltki tuttavad mehed, Johan Vahter ka tuttav, lihtsalt pooled ära vahetanud, aga meile võõras mees ei ole, siis Selver Taltechiga kindlasti tuleb neid noori poisse veel natuke paremini tundma õppida. Nõlvak uuesti neljatsooni Kaisile ja kõrguse pealt lööb Juhkami, saab käed alla, kas Meius toob tagasi? Ei too ja 2-0 Selver Taltek on alustanud hästi seda esimest geimi. Ja sa ütlesid, et Johan Vahter siis tuli Selver Taltekist Tartusse ja on veel siin, mis me veel võime mängijate kohta öelda? Albert Hurt täna ilmselt Tartu poolelt kaasa ei tee, et
vigastusega vist tegemist on seal, et nägin, et tegi füsioga Leinfeldiga seal eraldi harjutusi. Ei pidanud midagi tõsist olema, aga pisivigastus ja kohe riske võtta ei ole vaja. Tartul see osakond on, ütleme, hästi kaetud, nii nagu ka eelmisel hooajal. Jah, täna võib-olla mingi pealt ühtegi puhtakohalist diagonaali võib-olla võrdväärselt ei ole võtta, aga nii on Tartu mänginud ka eelmisel hooajal ja hakkama saanud, et saab Albert Hurt oma väikse murega tegeleda. Nõlvak keskelt Lukenile, Wardlow hästi julgestamas ennast Eerma, Meius läheb kätest auti lükkama, hästi Kais hoiab seal. Nõlvak uuesti Kaisile ja plokk võrgus vilistab alumine kohtunik Martin Uusküla. Olemegi võlgu kohtunikud, esimene kohtunik Kuku Rummi, teine kohtunik Martin Uusküla ja tundub, et meil varrimees on täna siis härra Erko Varblane. Tundub nii. Ja nad istub meie kõrval või seisab õigemini ja ütleb muidugi selle peale. Aga 3-1 ja lähme edasi. Kaur-Erik Kais, Eesti meister rannavolles sellest hooajast. Hästi Vahtril käes, Eerma kahe tsooni Williamsile, hästi mängib Nõlvak kaitses, Taasväli tõstab sealt, Rones peab kaugelt lahendama, Vahter kaitses all, Eerma mängitakse kombinatsioon vahet, hästi Taasväli taaskord toob selle palju üles, Rones läheb kätest lööma ja tundub, et saab sealt Wardlow käed kätte ka, et Williams oli väga rõõmus, aga Wardlow juba sinna platsi keskele tuli siukse näoga, et puude oli. Jaa, oli piisavalt tugev puude, et siia kostus ja Ukurummi seda ka hästi nägi. Taasväli, siuke mees, keda ei ole palju võib-olla näinud mängimas, mõned noorteklassimängud võib-olla tulevad meelde, aga praegu kohe näitas, et kohavalikuga on mehel asjad hästi ja hea kaitsepalli juba üles tõi. Meius neljatsoonist ja Jefanov Luken, noored pikad mehed võtavad kinni sealt Meiuse ja 5-1 kodumeeskond alustamas tormihoiatust. Hooaja esimese 6 punkti pealt ärme veel midagi muutma hakka, mis enne me peame kuidagi vaatajaid hoidma meie juures. Aga jah, ilusaid asju on siin näha juba, et väga äge näha, kuidas Kaisiga Kusti Nõlvak saab päris kiiresti mängida. Vasakukäeline just nurgaründajana võtab siis selle positsiooni sisse, kus ka tsoonist 2 tuleb rünnata ja seal on vasakukäelisel väga hea mängida, nii et sellised väiksed tugevused ja ütleme õiged kohad on väljakul üles leitud nendele meestele. No teada ju on, et Kais ja Nõlvak plaanivad koos alustada rannavolle karjääri, et kas natuke võis ka see siin ikkagi määravaks saada, et Kusti tuli koos Kaisiga seda ühte saali hooaega veel tegema, et ka siit saavad nad omavahelist koostööd lifida ju? Ma usun küll, kui üks paariline juba mängib, siis igal juhul on neil keeruline tõsiselt selles mõttes rannavoolele keskenduda, nii et see võib olla põhjus küll. Meius uuesti ei julge enam lüüa, hästi Nõlvak toob kaitses üles Taasväli. Rones neljatsoonist läheb ladvast lööma ja hästi lööb ja Marti Juhkami sinna enam kaitsesse juurde ei jõua ning 6-2. Praegu seis soosib, head julged liigutused noortel Selver Taltechi meestel. Nüüd saab Varblane ka oma meeskonnal appi tulla ja praegu on hea näha, kuidas Selver Taltech naudib. 21-aastane 201 sentimeetrit pikk temporündaja Henrik Luken, temal siis peaks see olema meil 3. hooaeg nüüd Selver Taltechis juba tegelikult. Vaatame, kuidas temal siin Haavo käe all see arenemine läheb, otsib Meiusel korralik vastuvõtt, keskelt mängitakse Wardlowga ja Wardlow pushballiga selle palli kenasti väljakule paneb. Ja tuttav kombinatsioon Eerma ilusti üles leiab ja ei ole vaja sealt kogu aeg tugevat rünnakut otsida, tuleb see pall ikkagi nii, et on raske õlge taha panna ja sellised lahendused alati on kaitses ebamugav mängida. Rasmus Meius, korralik palling, aga Taasvälil super vastuvõtt ja mängib tühjaks nüüd Kusti Nõlvak Kaur-Erik Kaisile ja 7-3. Naudivad, tundub, et ka MM-i on vaadatud ja kuidas päris võrkpall käib, ja lustitakse tegelikult päris kenasti siin praegu. Et Kusti tunneb ennast mugavalt parketi peal ka. Ja igal juhul ja Andres Jefanov. Korralik küpelpalling, ei saa Meius hästi kätte. Juhkami tõstab sinna Williamsile ja Williams leiab seal Varblase Ronesi ja võrgu vahele selle. Avo ei ole nüüd väga ploki kvaliteediga rahul siin. Ja ei peagi olema ja ei tohigi olla, et tegelikult Williamsilt selline otse plokki sisse löödud ja ülitrossi peale pall ka, et see ei oleks tohtinud kuidagi sinna vahed läbi pugeda, et see oleks pidanud piisavalt korrektselt need käed sealt üle panema.
aga Rico Wardlow, mees, kes siis teist hooaega järjest Bigbank Tartus tuli otse USA ülikoolist ja vaatame, kuidas sellel hooajal minemas on. Aga see palling maandub külje pealt audis ning 8-4. Ja Selver Taltechil eelmises ringis servis siis Sifanov. Mäletame eelmisest hooajast, kui ta oli selline servivahetus ja sai sellega tegelikult ikkagi korduvalt väga hästi hakkama. Väga põnev on vaadata, et kui mees saab nüüd ikkagi terve hooaja, eeldame, et saab väljakul olla, et mis need servinumbrid siis hooaja lõpuks on, et praegu siin alustas ikkagi täitsa korraliku serviga ja kui sellist survet suudab hoida, siis päris kõva relv tegelikult Selver Taltechile. Ja isegi tahaks välja tuua, et kaks meest, keda Selveris sellel hooajal tõesti tasub jälgida, kuidas nende see hooaeg läheb ja areng on Libero Taasväli ja Andres Jefanov, minu jaoks väga huvitavad kujud mõlemad. Taasvälil hästi käes, Nõlvak mängib ühe tsooni Jefanovile ja piki piiri. Tundub, et on füüsist siin korralikult ehitatud suvega. Füüsist ja just see pealeminek ka, okei, vaatame natukene veel ära, ärme siit kohe järeldusi tee, aga võib-olla selliseid üleliigseid liigutusi on vähem ja püsib kompaktsemana kuidagi oma sammudega, nii et see oli täpselt see, mis eelmine aasta võib-olla veel puudu jäi, et see palli ülesleidmine seal õiges kohas oli keeruline, siis loodame, et nüüd saab selles osas ka paremaks. Williams neljatsoonis, seal on Lukeni käed ees ja see on järjekordne blokipunkt. Vahter saab küll käed alla, aga ei too sealt enam seda palli üles ning 10-5. Natukene üllatav võib-olla, et Alar Rikberg pole veel timeouti ära kasutanud, et hoiab. Eks temal ka esimene mängige. Ta ei tea, et tal need kasutada. Kuigi suvel ikkagi oli tema koondisega rakkes ja võiks olla vormis, aga ju siis tunnetab, et ei ole põhjust praegu veel paanikaks. Aga nüüd vist vaikselt juba on, et Mihkel Varblane lööb Martti Juhkami peale ässa. Seisul 5-11 Tartu meeskonna 43-aastane Tartus pärit peatreener siis kasutab ära oma esimese mõtlemise aja esimeses game'is. Ja mis mulle, Taavi, meeldib, eelmine hooaeg ka mõned korrad siin Taltechi saalis käies mänge vaatamas, rahvas olematu, siis täna suurepärane. Võib öelda, et mõlemad tribüünipooled on rahvast põhimõtteliselt täis. Kui ma ise käisin korraks vahepeal siin õues enne mängu algust värsket õhku hingamas, siis järjekord oli uksest välja. Ohoo! Kas hoiti kinni ukse peal lihtsalt, et tekiks järjekord või? Ei, täitsa oligi uksest välja. Ja täitsa uksest välja oli järjekord, nii et sisse tulles pidin vabandama kõigi ees, et niimoodi trügin. Harjumatu olukord. Ja muidu poleks mängu alguseks jõudnudki tagasi. Ja seda on tõesti tore näha, et loodame, et see püsib ka hooaja vältel, et see ei ole selline hooaja alguse, et vaatame üle, mis võistkonnaga tegu on ja siis kaob see huvi ära, aga loomulikult võistkond peab selleks ise ka põhjust andma, et rahvas saali tuleks. Nüüd on Juhkamil hästi käes, Eerma keskelt naabriga. Jefanov kaitses küll täitsa õige koha peal, aga ei tule sealt üles, aga Aavo taaskord ei ole pigem blokiga rahul, juba mitmes kord. Annab mingid õpetussõnad Lukenile, et ju siis oli kokku lepitud, et võib-olla peaks selle suuna võtma või pidi korralikumalt hüppama, et jah, seda teab Aavo ja võistkond, et mis need kokkulepped konkreetsetes olukordades on. Aga Martti Juhkami kas lööb ässa? No, me näeme täna siis esimest challenge'it. Peatreener ja Alar Rikberg siis hakkab kasutama ära oma esimest challenge'it. See videoaia on sama, mis oli eelmisel hooajal. Kui peaks olema mingid muutusi, eks ma annan teada, aga hetkeseisuga peaks endiselt saama samu asju siis challenge'ida, ehk siis joonevead, pall sees, pall väljas, antennipuude, võrgupuude. Et kaameraid juurde ei ole vahepeal ostetud? Minu teada mitte, aga kes seda teab? Või piksleid? Tean, et sinna taheti investeerida, ka meie firma käest ikkagi küsiti, et kas on võimalus seda toetada. Aga nähes, et kohtunike selja peal on siuke ilus logo, siis ju nad midagi said. Midagi on saadud. Eks samm-sammult, ma ütlen ausalt, mulle isegi see challenge'i süsteem sobib, et kõik siuksed sees väljas pallid, mis tekitavad ikkagi natuke pahameelt
ja mängu võivad väga palju muuta ja lõhkuda, siis need saavad klaaritud. Praegu tundub, et on niisugune keerulisem olukord, et see ei pruugi tekkida sellest, et Juhkemi lõi nii kõvasti ja kiiresti selle palli, vaid tihti peale piisab sellest, kui mõne mängija jalg või keha jääb ette lihtsalt ja kaamerapildist ei ole võimalik seda näha, nii et lõputult neid kaameraid ei ole. Aga mingi otsus vastu võeti. Ja tundub, et kas oli see siin hetkel, et ei ole maandumiskohta, saame siit kiiresti kõrva endale ja Aavo Keel jääb sellele pallile ette, ehk siis see tähendab seda, et jääb kohtuniku esialgne otsus ja ei saanud siis Varrist challenge'ist siis jah, targemaks. Ehk siis kiidame Aavo Keele koha valikut. Jah, täpselt, et mingid asjad ikkagi ajas ei muutu. Hästi toob sealt Kais selle ploki kaudu tagasi, Nõlvak keskelt Luukenile. Vahter istub seal kaitses Olloi, see on nüüd juba punkt. See peaks olema viga, ütleb minu loogika. Kuku Rummi küll seda ära ei vilista, aga see pall, mis läheb topeltpuutest üle võrgu, on tegelikult viga. Ja kohtunikud omavahel natuke seal habemesse kommentaare jagavad ka, et tundub, et see oli arutluskoht ja Uku muheleb ka natuke, et võib-olla sai natuke pärast seda puudet aru, et nii on, aga jah, kui tõesti niisugune must puude on ja see üle ka läheb, siis tegelikult see viga on. Aga mind üllatas, et tegelikult Tartu mehed väga ei apelleerinud selle peale. Taaskord hooaja esimene mäng. Ja just, eks me kõik harjume, mängijad harjuvad, kohtunikud harjuvad, kommentaatorid harjuvad, aga 7-13 ei ole lähemale Tartu tulnud ja üks pikk mees, Mart Naaber, kes ikkagi põhimõtteliselt kogu elu Tartus mänginud on, vahepeal tiiru ikkagi Soomes ja Hispaanias ka käinud, pani palli mängu, Nõlvak läheb natuke peale, aga hästi Kais vana sõbra Rasmus Meiuse vastu selle palli kättest auti lükkab. Meiusel seal korralik eelis on, kui ta korralikult üles hüpata saab, siis sealt võrgu peal füüsisega ta saab päris korralikult toimetada, et oli eelmine aasta tegelikult juba näitas päris häid mänge, loodame, et saab nüüd ka korralikult ikkagi terve hooaja mängida ja kahju on muidugi, et jah, see mõlemas kohas hea, et nii saalis kui rannas, et kuskilt pead selle valiku tegema, aga ütleme, et ei ole kahju teda ka randa lasta. Ei ole, kindlasti mitte, et igal juhul üks pool kaotab, teine pool võidab, et nii need asjad on, aga Jack Williams siis ka mees, kes teist hooaega siis siin meil Bigbank Tartus mängimas on ja see pall on kindlalt audis, küsib küll peakohtuniku käest korra igaks juhuks üle, aga ei, nüüd võin oma silmade järgi ka öelda, et see pall maandus audis. Kui siin naljaga pooleks rääkida, siis ega see rannavõrkpall võib siit saalist veel mehi ära võtta, et miks ma ütlen, et väga ootan seda Selver Tattechi hooaega ja ootan Audentese hooaega, et neid noori on hädasti saalivõrkpalli juurde vaja, et me tegelikult ei tahaks ju piirduda sellega, et meil on Eesti meistriliigas 5 võistkonda, tegelikult tahaks neid juurde, aga see saab juhtuda ainult nii, kui noored peale tulevad, et vaevalt, et vanu tegijaid enam tagasi tuleb, et pigem ikkagi noorte pealt see asi kasvada saab, aga nähes, kuidas rannavoole areneb Eestis, siis kindlasti mingid mehi me sinna peame laskma. Juhkami võrgu pealt ja seal on Mihkel Varblase käed ees ning 16-9 on Selver Taltek seda esimest game'i juhtimas ja kui nii jätkatakse, siis ma ei näe küll varianti, et siin ka järgmistes mängudes saalis rahvast ei oleks. Absoluutselt, ega ütleme, päris võrkpallisõber leiab igast mängust midagi vaadata, aga jah, võib-olla tõesti vahepeal peab ikka täielik gurmaan nii-öelda olema, aga nii, vilistatakse servi joone viga. See oli ülilähedal, ma millegipärast jäin ka täpselt seda joont vaatama. Kaur-Erik Kais on täiesti kindel, et ei olnud viga. Mina ütleks ka, et ei olnud, aga ma olen, ütleme, kaugel. Aga õige pea saame teada. Näed, Aavo Keel kasutab ka oma elus esimese challenge'i ära nüüd. Ja saame kohe targemaks, kui ta ise jälle ette ei jäänud. Ei jäänud. Seekord ei jäänud. Kõiki kaameraid ta ikkagi ära katta ei suuda siin saalis, aga seekord kohtunikel otsus lihtsam, pilt selgem ja oot. Jaa, tuleb uus pall siit. Nii on, viga ei ole, jalg oli kõik õigesti ja vilistatakse uus pall. Et seekord oli pilt tõesti selgem ja oli näha ja kuna ära vilistati, siis uue palli andma peab.
aga Andres Jehvanov siis läheb palli mängu panema. 17-aastane, 208 centimeetrit pikk diagonaalründaja ja teist hooaega ka siis nüüd meeste hulgas, nagu sa ütlesid eelmisel hooajal, siis servivahetus ja oli sellest tubli, siis sellel hooajal tuleb hakata täis raskust ja põhijõudu kandma ning ootame sealt, gabariidid on küll siuksed, et tahaks näha, et sealt tuleb. Absoluutselt ja ma ütleks, et ma arvan, et tema koht siin väljakul ei ole tänu sellele, et siin Selver Taltech kuidagi nii palju nooremaks läks, vaid ta ongi, ütleme, väärt seda, et eelmine aasta sai vahetusest sekkuda, see on nüüd ideaalne siuke avahooaeg talle ja et seda päris raskust kanda. Aga 10-16, veel 6 punktiga juhtimas Selver Taltech ja Rico Wardlow, Ameerikast pärit mängumees siis. Palling, nüüd Kaisi vastuvõtt läheb kohe üle ja Eerma hästi sealt võrgu pealt lahendamas ära ning 11-16. Arvo tipp-top serve, eelmise ringi eksis, siis nüüd leidis paremini siin saalis selle viske üles, mis on natukene meestele keeruline, kes väga kõrgele seda palli tahavad visata. Ja räägime ikkagi kohe hooaja esimeses ülekandes ära ka selle saali kõrguse. Et ka siin ei ole midagi muutud vahepeal. ei ole tõstetud seda lage, aga nüüd Wardlow tuleb serviviga ja 17-11. Ei ole ka põrandat langetatud, aga tundub, et saavad mehed mängitud küll. On kõik need aastad saadud, miks ei peaks ka see aasta saama. Aga Rones siis samamoodi kõik tahavad kerida sinna 2 peale täna seda servi. Nüüd on meil, loodame, et teile see heli sisse ei tule, meile endale klappidesse tuleb hetkel mingi väga suur vibra sisse. Ahah, me saime teada ka, miks. Et meil siis Challenge mees Erko Varblanne pani oma aparaadi meie kõrvale ja see tekitas väikest vibratsiooni meil siin. Aga vaatame, Kais ja lööb selle blokki ikkagi. Või pushballiga läheb see blokki. Äkki siis tagasi võtma tundub seda palli, aga Williamsil selle liigutuse jaoks nii hästi ajastatud blokk, et sai selle mugavalt tagasi visata ja seda juba julgestada on päris raske ka. 1. oktoobril 63-aastaseks saav Aavo Keel kasutab ära oma esimese mõtlemisaja esimeses game'is seisul 17-13. Et tema siis ka endine sidemängija, teeme väikse tutvustuse temast siis, kes mänginud ka Soomes karjääri jooksil väga paljudes erinevates klubides. Muidugi hiilgeaegadel Pärnu ESS Valgis, treenerina 2004-2014 Eesti koondise peatreener, 2017-2021 Läti koondise peatreener, nüüd viimased 2 aastat olnud Eesti koondise abitreener ja klubides siis 2005-2014 Selver Tallinn ja 2014-2022 Pärnu võrkpalliklubi peatreener. Käis tiiruga Soomes naisi treenimas Arctic Volley ja selline siis on olnud Haavo karjäär nüüd siis 3 aastat pausi ja tagasi meie hulgas. Otsib uusi väljakutseid pidevalt, et erinevas vormis võrkpallitreeneri proovin nii naisi, mehi, mis siis järel veel? Päris noored ja siis Ranna Vollesse. Ranna Vollesse ja nii Kaisit tuleb nüüd rünnakuviga. Päris noori ta ikkagi ta oli Saaremaal ühe hooaja noortetreener küll. Ma ei tea, mis vanuses poisid tal seal olid, aga ta oli seal jah. Nii et Ranna Volle on siis jäänud veel. Aga 14-17, nüüd on siis Tartu natukene hakanud lähemale tulema. Aleksander Eermaa pallimas sidemängija. Ronessil vastuvõtt olemas, Nõlvak uuesti Kaisile ja ühese bloki vastu sinna ikkagi Mart Naaber, ma eeldan, võiks jõuda. Oleneb, mis kätte anti. Natuke sellist pikka vaheta mängis Kaisiga, et kui Martin palli pidi jälgima, siis on keeruline. Mängivad päris hea tempoga Kusti ja Kais, et lihtsalt palli järgi plokki liikudes ega ikka ei jõua. Mihkel Varblane eelmine ring siis ka ässa juhkami peal löönud. Taaskord ei ole kõige parem juhkamil käes. Williams läheb ladvast lööma hästi, toob Varblane kaitses üles. Väike rullumine ka seal veel on nii, Kais jätab mängu Williams. Eerma juhkami 2 tsoonist ja kas me näeme täna üsna esimest korda juhkamit ründamas? Kindlasti ta on saanud mõne tõste, aga esimene selline, mis nüüd korralikult. Kus ka jõudu sai kasutada. Täitsa võimalik, aga ega see oli ka tal alles teine rünnak, nii et tõesti on ta kuidagi olnud selline. Me oleme 33 punkti mänginud ja Marti juhkami saab alles teise rünnaku. Tundub nii.
Vaatame, kuidas see mäng edasi läheb, aga 15-18 plats vahepeal märjaks saanud ja Marti Juhkami siis ise servijoone taga. Ja samal ajal siis jah, Selver Taltechi poole peal ei hakka mingit käekirjast veel rääkima, aga Kaur-Erik Kais on saanud 10 tõstet, ja samal ajal Mats Rones 6 ja diagonaalründaja ainult 3, et Kustil võib-olla siis jah, Ore Fanoviga on vaja veel otsida rohkem koostööd. Aga nüüd saadakse blokis Kais kinni ja 16-18. Vaikselt Tartu ronib, tundub, et see pool game'i läks aega, et Kusti käekiri selleks hooeks lahti arvutada, et tuttav mees ta ju on, eelmine aasta Tartus hooaja kaasa tegi ja oma uued, ütleme, kaasaegsed võrkpallioskused Alar Rikbergil sai, et nüüd peab ta siis nende vastu mängima. Nii, Rones peab lihtsalt palli üle andma, Williams, Eerma, mängitakse Paipi Juhkamiga ja no game'i teises pooles hakatakse Marti Juhkamit otsima. Jah, kui meil on siin olnud siuke vahva saade nagu naistevahetus kunagi, siis seekord on tehtud sellel hooajal võistkondades meestevahetust, et Johan Vahter siis Selver Taltekist Tartusse ja Kusti Nõlvak Tartus Selver Talteki. Nii on, eks neid mängijate liikumisi tuleb ka meie väikses konnatiigis ette, isegi kui meil neid võistkondi nii vähe on. Kuigi minu arust Alar Rikberg äkki mingis intervjuus siin alles hiljuti just rääkis, et Eesti mängijaid on päris raske, et käib võitlus üksteisega ikkagi nende mängijate saamisel. Teame, et nad said nüüd Võrut Albert Urda ka kätte. Et ilmselt rahapatakaga seal pähe löödi. No, kas just nii, aga ütleme Eesti mõistes võib-olla tõesti jah, mis mängijate tasud on, et selles suhtes küll, et aga jah, nii nagu ka enne rääkisin, et neid mängijaid on vähe, et pigem nii-öelda piltlikult öeldes peab lootma, et mõni ei saa välislepingut ja siis tuleb sellise kokkuleppe summa eest Eesti klubisse, et aga loomulikult Eesti võrkpalli mõistes oleks parem, kui nii mõnigi mees ikkagi välismaal mängiks, aga kui ei lähe, siis jaa, absoluutselt kõik võistkonnad ilmselt oma pakkumise teevad. Jefanov ja nüüd kui kasutatakse, Jefanov lööb ära, Avokeel plaksutab ka kaasa ja 19-17. Ja, kui on kasutatud, on lausa nüüd 4-3 ära löönud, et võib-olla peaks natuke rohkem jälle üles otsima ja nendest 2 tükki on olnud vähemalt tsoonist 1, et hea on näha jah, selliseid väga raskeid palle pole veel saanud, on ka normaalne, mängitaksegi neid rohkem kaasaegses võrkpallis, ütleme tsoonist 4, aga küll ta hakkab ka neid olude sunnil saama. Aga hästi nüüd Eerma mängib 2 korda järjest sinna Williamsile. Tundub, et Luken nüüd arvas ka, läks aimamise peale ja tuli teisele poole blokis ära ning Williams ühese bloki vastu lahendamas. 18-19 ja Mart Naaber astumas servijoone taha. Vaikselt on Tartu ikkagi lahti arutanud selle ja hästi palju ka serviga lahti arutanud, et leiavad paremini üles tühjad kohad selliste poolkõvade servidega ja sealt on juba siis Selver Taltechil oluliselt raskem rünnata. Aga samamoodi Kusti Nõlvak laseb nüüd supertõste selja taha 2 tsooni Kaur-Erik Kaisile ühese bloki vastu ja Kais vasaku käega sealt terava diagonaaliga 20-18. Et kui 2 meeskonna vastuvõtu numbreid vaadata, siis ei tea, et kas Selver Taltechi statistik Mihkel Saagar on ülikriitiline täna või ongi vastuvõtu numbrid madalad, aga need on seal 30 juures, et mõlemal võistkonnal jah, sellist väga head minekut vastuvõtul veel ei ole, aga eks ole normaalne ka, puuteid on veel sellel hooajal vähe saadud. Meius läheb Latva otsima, aga tundus mulle ka siit, et liiga uljalt vist, et ei saanud seal kätte. Ja blokipuudet meil endiselt siis challenge'ida ei saa. On väga keeruline seda video pealt, isegi ütleme nende süsteemidega, mis tippvõrkpallis on jätkuvalt olukordi, kus 2 inimest kõrvuti vaadates sama videot näevad erinevat asja, et siis nende kaameratega, mis meil siin kasutuses on, ei oleks lihtsalt võimalik seda tuvastada. Ja kiirelt vahele ütlen ära ka, et Pärnu mängis täna sõprusmängu Riia RSU-ga ja 3-1 Pärnu selle võitis, et nemad ka siis vaikselt koguvad ennast põhijooja alguseks ja see peaks meil siis ikkagi teiste võistkondade jaoks algama järgmisel nädalavahetusel. Ja Pärnu tegi veel ju sellise liigutuse, et käis Poolas ringreisil, et ja mitte lihtsalt vaatamisväärse vaatamas, vaid said ikkagi suurepärase kontrollmängu ja lausa 2 Värt Tammeru eelmise aasta klubi Parkomiga täpselt, ja või ütleme, et ei jäänud absoluutselt häbisse, vaid vastupidi, esimene mäng 2-2 ja teine mäng kas võideti 3-1 äkki isegi. Täpselt nii oligi. Et väga
väga kvaliteetsed mängud kindlasti Pärnule, et head suhted seal treeneritel omavahel on. Lätlane ju seal Poola klubis peatreener ja suur rõõm, kui Eesti klubid selliseid mänge saavad. Igal juhul nüüd pärast time-outi Kaur-Erik Kais eksib serviga ja 19-21. Ja Tartu poole pealt siis Jack Williams. Ja meil on väga kiired inimesed kuulamas meid, aga kohe sellest räägib, vaata mida Jefanov teeb. Hästi lööb ära, hea kõrguse pealt, läks teravat diagonaali lööma, mis siis, et käed ees olid, aga seda piisavalt kõrgust ikkagi hoidis. Ja tervitame siis Pärnu liberat Alari Saart ka, et käskis täpsustada kiire 3-0 ja lisageimi kaotasid. Et siis kokkuvõttes ikkagi 3-1. Aga põhimäng 3-0. Lausa nii, okei. Ja peab olema täpne siin kindlasti, sest järelikult vaadatakse ja kuulatakse, mis on ainult tore. Ja, seda on rõõm näha ja kuulda. Nii, Juhkami vastuvõtt 2 meetri peal, Williams ei saa korralikult lüüa ja hästi Varblane hoiab seal käsi. Juhkami läheb kõvasti lööma, aga seal nüüd kas Vahter astub natukene ette talle seal ja ei saa Juhkami seda liigutust lõpuni teha. Mitte natuke, vaid päris palju, et ei tea, kas ta ei näinud Juhkamit ja ei valmis seda ise üle mängima, aga loomulikult, kui keegi saab seda rünnata, peaks jätmas, aga ja natukene väike siuke kommunikatsiooniviga seal tekkis, nii et saab jälle Selver Taltechimi lõpus 4 punktiga ette, mis kindlasti seab nad natuke mugavamasse olukorda. Luukeni palling. Taaskord kaugese vastuvõtt Eerma Meius ja läheb taaskord latva otsima ka plokk võrgus. Jefanov võrgus tõstab käe ka ise kohe üles ja 20-23. Julgelt Meius kasutab seda ladva löömist, et ütleme, siin liigas on keeruline selle sama challenge'i pärast, et sa võid tegelikult seal väga hea olla, aga lõpuks kohtunikul on natuke siuke 50-50 hindamine, et ega üli keeruline on seda näha tegelikult sealt puki otsast ja selle peale mängu üles ehitada on väga raske. Aga nüüd Meiuselt endalt siis serviviga. Oleme jõudnud esimese gamepallini esimeses game'is, esimeses mängus ja seda läheb mängu panema Andres Jefanov. Korralik palling läbi Trossi, vastuvõtt seal 4 meetri peale Eerma, Juhkami ja kas lööb sisse selle palli? Ja tundub nii on. Ja 21-24 saavad veel tartlased siin natukene õhku peale. Vaatan, et kas meil servikiirust on kuskilt tabloob, et võimalik näha, aga tundub, et ei ole täna. Aga loodan kindlasti, et tekib mingites mängudes ka see saali, et on huvitav tegelikult jälgida. Me teame, et see võimekus on olemas, Eesti koolise mängudel oli see tegelikult tabloo seal olemas. Absoluutselt. Aga anname aega. Selver Taltechil uus, kuidas ta siis positsioon on, manager, tegevjuht Unt Kriimsilm klubis Deniss Nostikov, et kui eelmine aasta veel kandis mängisärki, siis nüüd tegeleb kõige muuga siin klubis ja võttis ka meiega ühendust, et me täna siin oleks. Jaa, ega muidu võib-olla ei oleks tulnud. Aga 21-24, teine gamepall enda side oudilt siis Selver Taltechil. Hästi Kaisil käes, nõlvak ühed tsoon Jefanov ja leiab taas kord piiki piiri selle augu üles ja seisuga 25-21 võidab esimese game'i. Selver Taltechi meeskond juhib kohtumist 1-0. Me teeme siit pausi ja oleme teise game'i alguses tagasi. Kronimet, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Netflix on saabunud Telia TV-sse. Tutvu uute TV-pakettidega. Lumised mäed ja nõlvad ootavad sind Kütioru keskuses Võrumaal. 7 nõlva, 4 tõstukit on suusatajate ja lumelaudurite päralt. Võta sõber kaasa ja kohtume Kütiorus.
võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Ma väiksena oleks nõus nagu ükskõik mida tegema, et saaks punkte mängida. Lihtsalt tahtsin punkte mängida kogu aeg, võistelda kellegagi. She is unbeatable, Annette Kontaveit, making a little bit of history as well. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Käes on veteranikuu. Toetaja tunnusta Sinilillega Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane. Sinilillega kannad rahu rinnus. Vaata annameau.ee. Kroonimett. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme tagasi otsepildiga TalTechi spordijoonest. Helme Messergaasi Balti liiga esimene mäng. Selver TalTech kodumeeskond ja Bigbank Tartu. Esimese game'i 25-21 võidab kodumeeskond. Vaadates tänaseid kihlveokontorite koefitsiente, siis väikest viisi üllatust on juba tehtud. Ehk siis jah, teise palgapäeva kohta. Aga usun ka, et ega siin isegi game'i võitu ei oleks julgenud ennustada, kui väljakul on üks võistkond, kes on praktiliselt sama koosseisuks jäänud kui eelmine hooaeg ja vastu tuleb täiesti uus keha, siis olen nõus, et ilmselt see 3-0 ennustus oli. Sinuni numbrid ka jõudnud? Jaa, saan täna täitsa kenasti laivis neid numbreid. Hakkan Tartu poolelt pihta, sest et seal oli probleem, mida Alar Rikbergil lahendada, ütleme, Rasmus Meiusel 6-1 rünnak, selle juures 2 viga ja vastuvõtul ka ikkagi natuke vahele jäänud, et 20% vastuvõtt ja tegelikult näeme, et Alar Rikberg seda muret lahendama hakkas ja Stefan Kaibald see game väljakule on toodud. Rasmus Meiuse asemel tõesti Stefan Kaibald alustamas on seda. Tean, et tal oli ka seal Fraht superkarika finaalis tervisega mingi väike probleem, aga tundub, et midagi hullu siiski ei ole ja saab mängida. Jaa, piisavalt mehi ikkagi Tartul on, keda panna. Vaatan siin pink on pikk ja on mehi. Albert Urta veel ei ole saadetud soove tegema, aga kui ikka väga häda käes, küll läheb temaga. Küll läheb temagi, jah. Aga rääkides Selver TalTechist, kuidas game'i võit saadi, ütleme hea rünnakuga kindlasti, millega edestati Tartut. Kaur-Erik Kais sai palju tõsteid, oli seal ikkagi lõpuks ka päris tubli, tegi 3 viga, aga 12-7 ära löödud, nii et tegelikult 7 punktiga oma meeskonna suurim punktitooja, aga kelle numbrid on võib-olla veel ilusamad. Sama mees, kes just rünnakul oli ehk Jefanov. Ja ei saa sealt läbi, jah. Tahtsin selle punkti lõpuni vaadata. Jefanov esimeses game'is rünnaku vigu ei teinud, tõi ära 6-5, pani 2 plokki, nii et 7 punkti pluss 6 ka temal on jah siin nüüd siis juba selle game'iga, ütleme. Et väga resultatiivne, ei ole vigu teinud, esimene game, ütleme, sellel hooajal väga-väga edukalt tehtud, nii jätkata.
Kaur-Erik Kais pallimas, Vahteri vastuvõtt super, Eerma mängitakse paipi Juhkamiga ja Juhkami lööb selle, nagu ütleb üks endine Pärnu meeskonna temporündaja Tamar Nassar Sputnikuks. Pikalt ja kiiresti see pall ikkagi lendu. Rääkis Eermaga kohe läbi ka, teevad oma korrektuurid tõste kõrguses ja kiiruses, et järgmine edukam oleks, aga ma usun, et Kaur-Erik Kais tahab serviga vältida üldse seda olukorda, et paipi teha saaks ja täpselt nii läheb ka. Ja on vastuvõtul ikka endiselt Tartu hädas, läheb vastuvõtt üle ja noorakas Rones siis selle võrgu pealt lahendab ning 4-1 samasugune algus nagu esimene game. Aga nii on mõnus mängida, oleme ausad, et sellele just noorematele poistele Selver TalTechi poolel kindlasti see seis on parem ja mugavam, kus toimetada ja enesekindlust otsida, aga jah, lõpuks vaatad seda Selver TalTechi, et Nõlvak tuli juurde ja kogenud mees, ütleme Varblane kindlasti on juba selline kogenud mees, et õnneks ikkagi mõned sellised päris mehed ja pikemalt mängijad on ka ikkagi olemas võistkonnas, nii et päris noorte võistkonnaks ikkagi üldse nimetada ei saa. Ja oli üks kreeklane ka siin testiperioodil samal ajal kui norrakas, aga tema siis saadeti koju ja natuke olen kuulnud ka, et Rones pidi väga hästi siia meeskonda sulandunud olema ja ka siuke noorem mees, ütlen kohe ära ka, tegemist ju tegelikult vaid 20-aastase norralasega, et täitsa asjalik leid. Norra liigast ta tuli siis. Et kokkuvõttes võib öelda, et hinnakvaliteedi suhe on ilmselt päris okei. Jaa, olen ka sinuga nõus, ja arvan, et nii see on. Aga 5-2 ja Hendrik Luuken, eelmine hooaeg tõesti tegelikult ka väga tihti oli olukord, kus Luuken kõige pikemalt Selveri meestest suutis servijoone taga olla. Ja nüüd paneb natuke pikalt lendama, ise ka pahane, et teate kindlasti, et serv on tal võib-olla vaatad kõige tugevam element ja millega ta hästi palju võistkonda aidata saab ja et seal joone taga kaua püsiks ja nii oli tõesti. See oli üks kiiremaid planeeriva servilööjaid tegelikult eelmine aasta liigas. Vaatame, millega Jack Williams, inglane, vastab. Hästi Nõlvakul käes, mängitakse kombinatsioon vahet seal Varblasega ja kas Varblas esimene rünnak? Hakkasin kohe statistikat vaatama, et otsida kinnitust sellele faktile. On ta vist saanud ühe rünnakulaadse asja veel teha, aga ausalt mul meelde ei tule isegi. Äkki on mingi üle tuleb pall, midagi on üle aidanud ilmselt, nii et päris rünnak, jah, alles esimene ja see on tegelikult täiesti kasutamata relv veel, et Varblane on rünnakul päris nii-öelda mitmekülgne, et ta suudab erinevaid kutsungeid väga okeilt mängida ja see palli tabamise osa on ka väga okei. Aga Williamsilt nüüd rünnaku viga ja 3-7 seisul time out Bigbank Tartul, et korraks jäin siin mõtlema, et kas mitte ei oleks võinud seda vahetust teha, et Juhkami oleks välja võetud see game, et saada teda siis diagonaalis kasutada hoopis. Mis on Williamsi numbrid üldse? Sul kohe tahtsin tegelikult enne öelda juba game peale hakkas, et kui tegelikult oli Tartul ka teine murekoht ja see oligi mitte väga suur, aga ütleme Williams, kes sai väga palju tõsteid, aga ta lahendas neid 30%-ga, no nüüd on see veel 23 peale kukkunud, et see oli see koht, kus ka kindlasti saaks paremini, aga midagi katastroofilist ei olnud, et ta oli sinna kõrvale 2 plokki pannud, nii et numbrid püsisid veel enam-vähem nagu plussis. Aga see on see risk, mida Tartu võtab ja millega nad arvestama peavad, et eriti täna on meil juba käes tegelikult huvitav olukord, kui Williams ei saa oma numbreid korda, kas proovitakse Meiust veel ja kas hakkab Alar Rikberg nii palju muudatusi või tegema selles rotatsioonis, et ta Juhkami veel proovib diagonaaliks panna, nii et saab olema huvitav vaadata. Aga Selver TalTech naudib ja seda on tegelikult ära ütlemata vägev vaadata, kuidas naudib. Sa tuled underdogina siia mängule, sa juhid seda mängu, eduseisus ongi lihtsam mängida muidugi, aga tõesti need mehed põlevad väljakul, tahavad ja vaatad teisele poole üsna mornid ja näod maas. Ütleme, et Tartu on siis esimene, kes saab Selver TalTechi vastu mängida. Võib-olla see Selver TalTech rikub enda jaoks hooaja ära nüüd, et näitavad, kuidas nad tegelikult mängida suudavad ja ülejäänud meeskonnad tulevad hoopis teistmoodi siia vastu nüüd. Nii, Varblane annab lihtsa palli üle. Eerma keskelt Wardlow'ga, Varblane on seal ees. Eerma jääb lühikeseks see pall ja seal on Kusti Nõlvak ning Miikel Varblane ja 9-3 head võrkpallisõbrad.
oli Vaardau tegelikult ka särgiga kergelt vahepeal võrgus. Nägin, üliraske oli seda muidugi näha, aga nii et lõpuks ikkagi punkt läks õigesse kohta ralli lõpuks. Aga tuleb sidemängija vahetus, ega kõige lihtsam käekirja nii muuta on ju. Väljakule tuleb meil soomlasest legionär number 3 Sagu Toomivaara, tegemist siis 22-aastase 193 sentimeetrise sidemängijaga. Eelmine hooaeg Raison Loimus, Soome 9, aga vahepeal Jefanov lööb veel ässa ka ja siin käib ülesõit hetkel ja Alar Rikberg kasutab ära kohe ka oma teise time-out'i. Aga vaatame, mis see Toomivaara veel meil teinud on. On mänginud ka Valepas ja Agavolles koos Markus Keelega, koos Kristo Kolloga ja peatreener oli tollel ajal ka korraks Oliver Lüütsepp. Ehk siis päris tuttav mees nii mõnelegi Eesti võrkpallurile ja treenerile. See on käekiri, mida me näeme tegelikult väga palju, nii nagu meie mehed lähevad välismaale, tegelikult sa leiad sealt seoseid, kuidas keegi mingisse klubisse satub, nii tuuakse ka siia mehi. See annab teatud garantii, sa saad küsida enda Eesti treeneritelt, mängijatelt, et mis mehega tegu on. Mängupilti näed loomulikult video pealt, aga väga oluline on see, kuidas meeskonda sisse sulandub ja mis inimene tegelikult mängija on, et võetakse loomulikult selliseid turvalisi valikuid. Aga 10-3, jätame selle seisu ka meelde. Enne jätsime kas 16-8 meelde, kui tegelikult vist päris nii hull ei olnud, aga hakkas sealt ikkagi Tartu korra järgi tulema. Vaatame, kuidas see game läheb, aga Andres Jefanov jätkamas. Mul on tunne, et siin on homme vaja uus pressikonverents kokku kutsuda ja jälle kõik jutud uuesti rääkida, et praegu ikkagi, ma ei tea, kas keegi ei jaga võrkpallist midagi või on lihtsalt hämatud avakeele poolt, mida me ka vahepeal näeme. Aga midagi on siin praegu paigast ära. 40, jah. Olgem ausad, eks me kõik oleme siin rääkinud erinevates saadetes ja asjades, et 3 meeskonda neid asju jagavad, aga samas me ütlesime, Taavi, sinuga ühes saates välja ka, et Selver Taltek on võimeline nende vastu tegema häid mänge ka. Rones nüüd lööb Toomivaara kätast palli out'i. Ja ma isegi ütleks, kui peaks Nõlvakut ja Markus Keelt võrdlema, et mis üks või teine võistkonnale annab, siis see Kusti selline olek väljaku peal võib olla päris suur pluss, mida sellel võistkonnal väga vaja on. Markus Keelelt oleks saanud kindlasti stabiilsemat tõstet, ma arvan, ja teistsugust käekirja ka. Aga küll Kusti ka oma tõste asjad paika saab ja puuteid rohkem tuleb ja saali võrkpalliga, siis läheb see ka kvaliteetsemaks. Aga just see energia, mis ta annab väljakul, on, ma arvan, päris oluline neile. Ja kaitsemäng ka kindlasti siin Kusti eelis on. Aga 12-4, no miski ei õnnestu Tartul ja oi, nüüd Rones lööb selle sealt vabaviskejoone pealt seda servis. Jalg kõvasti üle ja see on viga ning punkt Bigbank Tartule. Tuleb ronima hakata, Vaardau täna mõned head servid löönud. Siin on neid vaja rohkem nüüd kui mõni. Ja kes meil on siin siuksed Tartu kõvemad servimehed? Me teame, et servi tugevuselt eelmisel hooajal Jack Williams oli päris ees, aga kui stabiilselt ta seda lööb, on muidugi omaette jälle küsimus. Oli üldse liigas üks parimaid servimehi tegelikult Jack Williams, et hooaja lõpus oli tal see mingisugune vigastus küünarliigesega, et on see praegu ka kaitsme all, et tundub, et palju ei sega, aga vaatame, kuidas mees vastu peab. Suured panused tema peale pandud on, kuna tõesti, ütlen, kes ametlikult teise diagonaalina siin on. Rohula pakub välja, jah. Rohula, just. Kontrollmängudes sai ka oma rolli ja sai ka oma mängud seal superkarikal, aga loomulikult Alar Rikberg loodab ikkagi rohkem Williamsi peale. Jah, eriti seisul, kui sa oled esimese game'i kaotanud ja teisel 6-13 taga, siis noort Rohula vaatame, ei ole kõige vanem mees ka, või poiss võib isegi öelda, 18-aastane, et kas julged panna teda päästma seda mängu? No ütleme, et siin varsti mängu päästma ei pane, aga seda game'i vaadates siis varsti ma arvan, nad tulevad. Ega kaotada ei ole midagi. Sest et siin ei ole enam, Alar Rikberg saab nende meestega rahulikult pingi peal plaani üle vaadata, korrektuurid teha, et ma arvan, et siin varsti mingid vahetused tulevad, sest päris keeruliseks läheb juba selle game'i päästmine. Toomivaara keskelt Mart Naaber ja nüüd Mart Naaber saab korralikult pallile piita ning 7-14. Naaber teeb, Kraana teeb oma asju, et on sellise võrusa liigutusega ja on jätkuvalt, ma usun, liiga pikim mees. Jah, peaks olema minu andmetel 210 Mart Naaber ja siis meil
Jefanov 208. Noh, Jefanov noor poiss, ta võib hooajaga mööda kasvada. Rippuma. Et vanasti öeldi, et kui ripud, siis peaks kasvama, aga nüüd lööb Juhkami ässa. No, Juhkami on ka muidugi võimeline siin pikkasi serviseerijaid tegema. Ja Martti Juhkami jätkamas. 37-aastane mängumees siis. Korralik palling, aga nüüd on Ronessil hästi käes. Väga kõrgele läheb see Jefanov vara sees, aga no millega tegeleb Toomivaara seal kaitses. Ei tule see üles. Praegu ei klappinud ükski asi tõstest rünnakuga kuni kaitsemänguni välja teisel pool võrku siis, et jah, Kusti oleks võinud kindlasti seda kiiremini lasta, et kas ta ei julgenud lasta Jefanov peale minek oli küll oluliselt kiiremale pallile. Kaisi palling, Vahteril korralik vastuvõtt Toomivaara Kaibaldile. Tundub, et jäävad lühikeseks nelja peale sinna need tõsted kõik. Nii, Rones läheb kätest lükkama ja näitab, et on osav ka see noormees. See oli hea liigutus, mis tegi see, et ta näitab, et tal on see kuklas olemas. Suudab viimasel hetkel selle asja ümber mõelda enda jaoks noore poisi poolt, kindlasti noore mehe poolt, ütleme siis juba ikkagi 20 ütlesid, jah? 20, jah. Siis see on hea oskus. Äsja saanud siis 21 september sai 20-aastaseks. Williams ei saa siin ka latva kätte. Mina ütleks, et sai, aga seda ei saa challenge'iga võtta. Seda ei saa challenge'iga võtta. Williams ise ka kindel, et oli, aga jälle me hindame ka siit ikkagi päris kaugelt ja... Minule tundus, et ei saanud, sinule tundus, et saab, nii et... Uus pall. Uus pall, jah. Nii, tuleb Rasmus Meius tagasi Juhkami asemel ja ma usun, et me näeme järgmine game Martti Juhkamit diagonaalründaja kohal. Ma olen suga nõus. Numbrid seda keelt vähemalt räägivad. Aga 17-8 on Selver Taltek juhtimas teist game'i Bigbank Tartu vastu ja võitsid nad ka esimese game'i, tuletame meelde, nii et kas tuleb väga lühike õhtu või tuleb väga pikk õhtu meile? Ei tea. Siin vaata peab hakkama muid plaane juba ümber tegema. Hästi mängib, oi, nüüd vist läks üle see pall juba, jah, et Jefanovil ei olnud mõtet seda enam sealt puutuda, aga noh, eks teame noore mängumehena tahad ikkagi sealt veel saada head puudet ja punkti. Kindlasti igalt poolt, kus võimalik punkte teha on, diagonaalründaja seda teha tahab, vaatame palju tal täna koos on, 11 punkti pluss 9, päris kena, ühe rünnaku vea teinud, 11-8 ära löönud, üle 70% on rünnak, nii et väga korralikud numbrid. Mart Naaber paneb tõsta, nii, siin Avo Keel küsis, kas nii tohib seda palli üles mängida, aga ei olegi vaja saada abi sealt teiselt poolt, kui ise mehed ära löövad ja 18-9. On läinud need võrkpallipuuted võib-olla mõne kriitilise silma jaoks natukene mustemaks ja oodatakse, et professionaalsed võrkpallurid suudavad töödelda palli paremini, aga arvestades, mis kiirustega need tulevad ja kuidas need põrkad vahepeal, minul on ka täitsa okei, kui need pallid lastakse mängu jätta ja seesama tõste teema ka, et mingit eelist sinu enda sidemängija või teise mängija kehv tõste ei anna, nii et kui see pall oma poolele jääb, las siis olla. Mina olin enne sinu vastaspaadis mingi, aga vaadates selle aasta MM-i, siis tegelikult kui vägevaid pallivahetusi ja asju seal tänu sellele aeg-ajalt näeb ja tõesti, nagu sa ütlesid, väga suurt eelist sellest ikkagi ei saa, üldiselt need on mustad puuted, halvad puuted, et lasta siis olla ja näeme pikemaid pallivahetusi ka meeste võrkpallis. Nii ja tühjaks mängib Kusti Nõlvaks selle võrgu, 19-10. Ilus vaadata, punkt tabloo peale ka ilusti juurde ja Kaisil endal on näos küll selline tunne, et okei, teeme kiirelt ära selle mängu ja saaks viiva peale jälle minna, et teeb liinitööd, saab ise ka aru, et on kõrgel ja on tugev ja paneb need pallid siis sinna väljakule ära. Aga ja küllaltki häid numbreid mees ikkagi näita. Ja Jefanov lööb veel Rasmus Meiusele vastu rinda selle palli oma pallingust ja 20-10. Vaat seda asja ei osanud täna siia tulles küll mitte kuidagi arvata. Mul ei olnud küll pikk sõit, et palju mõelda ka, kesklinnast sõitsin täna siia. Aga et me näeme seisu 20-10, kus Selver Taltek juhib Bigbank Tartu vastu.
olles vaadanud täna 2 MM-i mängu päris ägeda emotsiooniga, heal tasemel, ootasin ka, et võib-olla ma täna siin natuke pettun, aga siiamaani ei ole pidanud pettuma. Väga hea emotsiooniga mäng, ka üllatus on õhus ja saab olema põnev näha, kuidas Alar Rikberg ja Bigbank Tartu seda probleemi lahendama hakkavad, et need olid need kohad, mis neil võisid pinnuks silma saada, et millega tegelema peab, aga et kohe esimeses mängus nendega tegelema peab. Kasutavad ära nüüd siin ühe challenge'i ka veel, aga see on lihtsalt selline, tundus mulle küll, et see pall oli audis Kaibaldi pallingust, aga Alar Rikberg otsustas jah võtta. Ja ütleme siis ära ka, mis MM-il juhtus täna sellel ajal, kui siin vaadatakse seda kordust, et Poola kaotas 0-3 Itaaliale, aga seal Kurek ei mänginud, oli saanud vist väikese vigastuse enne mängu ja Poola oli haavatud ja siis ma tean, et sina oled Itaalia pooldaja ka, nii et sul kõik hästi. Ja Bulgaaria siis võitis 3-1 Tšehhid, seda mängu ma ise nägin, teist ma kahjuks enam ei näinud, oli nagu profisportlasele kombeks lõunavõinaku aeg. Toomivaara. Williams ja lööb sealt, läheb juba täitsa silmad kinni, tundub mulle neid palle lööma ja jääb sinna plokki juba üsna mitmes kord kinni. Ja näeme ikkagi rohul ära. Hiljem, kui oleks võib-olla isegi arvanud, aga näeme praegu, et saab Alar Rikberg temaga ka veidi mõned minutid rohkem rääkida. Praegu küll ei lähe temaga vestlema, laseb mehel endal mõelda ja arutada, aga kindlasti uuel game'il me natuke teistmoodi koosseisu näeme. Meius korralik vastuvõte, hästi mängib taas välikaitses nüüd. Kais läheb koksama. Tegelikult läks seda vist ploki kaudu tagasi tooma, aga väga hästi hoidis plokk käsi seal. Sealt on raske plokist tagasi mängida, sest pall jäi võrgust kaugele. Et sul on hästi raske seda plokki tunnetada, et oleks see pall lähemal on sama liigutus, oleks väga okei olnud, oleks ta mugavalt tagasi tulnud, aga seis lubab. Ja, seda kindlasti. 12-22 ja Rico Wardlow. Ja lühike. Varblane saab selle kätte ja nüüd Nõlvak. Siin saalis, tahtsin öelda, ei ole ammu käinud, aga eelmine hooaeg ikka käis välismängudel ka, aga teame ju, et tegelikult Kusti Nõlvak väga pikka aega ju mängis tegelikult TalTechi meeskonnas, jah? Tõenäoliselt isegi jah, siin meeskonnast kõige rohkem siin saalis mänginud. Vaatan, kes siin võib olla. Selveri TalTechis nüüd väga kaua olnud. Ei tea. Ega ei olegi, jah. Et Kusti ikkagi sai siin väga-väga head pikad aastad mängida. Aga 23-13 ja Mihkel Varblane servijoone taga. Päris vastiku serviga mees teeb siis seda, teeb hüppelt, teeb planeerivat, teeb hübriidi sellise ühe viske pealt, et vahepeal paneb käe peale, vahepeal ei pane, nüüd korralik eriserv. Ja Meius hästi nüüd ploki taha koksuga ja seal enam kaitsemängijad seda palli üles ei toonud ning 14-23 Bigbank Tartu poolt vaadatuna. Ka rannamehe liigutus sellel suvel ka väga ilusaid esitusi volleväljakutel teinud. Kusti Nõlvakuga on see väljakul Eesti meistrivõistluste pronks siis. Just, ja tõesti, nauditavat mängu nad seal koos pakkusid. Taas veel hästi käes. Oi, Kusti Nõlvak laseb Kaur-Erik Kaisile siia ühese või poole ploki vastu, võib isegi öelda hea kiirusega. 24-15 oleme jõudnud esimese gamepallini teises game'is ning seda läheb mängu panema ei keegi muu kui Kusti Nõlvak. Meius kahet tsoonist, hästi Kais ise julgestab ennast ja uuesti ühese ploki vast. Rohula toob hästi kaitses ülesse. Rones ja Kais koksuga. Käis temagi rannas, tuli ka Eesti meistriks, tervitame tema vaarilist ka, Jaan Rebelit. Seisuga 25-14 võidab teise game'i Selver TalTechi meeskond, juhib seda kohtumist game'idega 2-0. Me teeme siit pausi ja oleme kolmanda game'i alguses tagasi teiega. Kronimet. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Netflix on saabunud Telia TV-sse. Tutvu uute TV-pakettidega.
lumised mäed ja nõlvad ootavad sind Kütioru keskuses Võrumaal. 7 nõlva, 4 tõstukit on suusatajate ja lumelaudurite päralt. Võta sõber kaasa ja kohtume Kütiorus. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Ka väiksel ajaks nõus nagu ükskõik mida tegema, et saaks punkte mängida. Lihtsalt tahtsin punkte mängida kogu aeg, võistelda kellegagi. Unbeatable, Annette Kontaveit, making a little bit of history as well. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Käes on veteranikuu. Toetaja tunnusta Sinilillega Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane. Sinilillega kannad rahu rinnus. Vaata annameau.ee. Kroonimett. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Ja oleme tagasi otsepildiga siin Selver TalTechi kodumängul. Selver TalTech Bigbank Tartu 2-0 ja ei juhtunud seda, mida me arvasime, et juhtub, et Martti Juhkami läheb diagonaali. Ei, jätkavad hoopis nüüd Kaibald Juhkami nurgas ja Jack Williams endiselt diagonaalis. Tahad sa numbritest, Taavi, midagi veel rääkida? Võin rääkida. Olin küllaltki kindel, et Alarik Berg teeb natuke teistsuguse valiku, et tõi nii-öelda esimeste murede raviks väljakule Kaibaldi, aga ka, nagu sa ka mainisid enne, Kaibaldil hästi ei klappinud sidemängijaga võib-olla kõige paremini see tempo, nii et 8 pallist ei löödki ühtegi ära. Et sellepärast ma eeldasin, et võib-olla mõtleb midagi muud välja. Samas Kaibald kogu muu üldmänguga kindlasti aitab kõvasti kaasa ja ju ikkagi loeti sõnad peale, et punktid peavad hakkama tulema Williamsit, kes on jätkuvalt 30% peal, vaatan täpsemalt üle 29 lausa, et 17-st 5 ära löönud, aga 6 viga ka teinud, nii et ei midagi head. Seal on palju kinni ja suures pildis midagi muutunud ei ole, game oli päris ekstreemne. Selles mõttes ühele poole Kaur-Erik Kais ja Jefanov jätkuvalt põhipommitajad Selver TalTechi poolel on. Aga Juhkami võtab siin vahepeal kinni Kaur-Erik Kaisi blokis ja 2-1. Bigbank Tartu on esimest korda täna mängu juhtimas. 3. game, 2-1. Taasvälilt nüüd vastuvõtt ei ole kõige parem või võib öelda ka halb. Kais läheb latva sealt otsima, aga ei lööb selle palli auti. Tundub, et Juhkami on natukene selle töötlemise ka nüüd võtnud enda peale. Seal 2 punkti järjest on siin jäänud vaatama Kaisile pikemalt otsa natukene. No ütleme, et üks game'i kaotus käib au pihta ja teine on juba isiklik, et mingi muutus peab mängu tooma, et loomulikult siin asi läks tõsiseks. Oi, kui hästi on Mart Naaber tassib selle kaitses üles. Juhkami ja see on, siin on kõik vilistatakse, et puude läheb üle. Juhkami ei ole nõus, et Juhkami puutus seda enne, ütleb tema väga raske koht, et kas
Et kui plokk puudub enne, siis on viga, aga kas plokk puutus enne seda on meie küsimus? Et me ei tea seda praegu. Ei tea, jah. Kas plokk puutus seda palli enne? Küsime kiiresti siin meie challenge'i mehe käest. Jaa, nii et kohtunikult õige otsus. Plokk puutus enne ära selle palli, kui Marti Juhkami, nii et kõik on õigesti vilistatud. Pärast Martile ütlen ka, et kõik oli õige, ei tasu vaielda. Aga 2-3 ja Kaur-Erik Kais astunud servijoone taha. Eerma, Juhkamile 4 tsooni ja hästi nüüd ootas pikalt ära selle palli ja paneb sinna bloki antenni vahelt selle kenasti maha. Väga peene liigutusega ikkagi leiab selle piirist tühja koha. Kui rohkem kasutatakse üks pushballi, siis täna me oleme hästi palju seda rollshoti näinud, et pannakse kerima pall, mis liigub veidi aeglasemalt, aga mõnel mängida lihtsalt on käe sees nii hästi, et tahetakse ikkagi kasutada. Ja kas see pall ei käinud laes? Rones annab selle üle. Eerma Kaibalt tõstab Juhkamil, oi. Nüüd läksid siin kõigil vähe sassi asjad. Oba ja Kais, Kaur-Erik Kais näitab, et läheb 6 tsoonist lööma, aga ei. Paneb tõsteks selle hüppelt ja Rones saab põhimõtteliselt tühja võrgu pealt lahendada. Näeme ilusat võrkpalli ka. Jaa, ütleks, et juba 3. game'iks ei ole seda tunnet enam, et hooaja esimene mäng on. Ja liigaval, et tõesti, kas võib-olla on petlik, võib-olla ma ei tea, aga hästi on mehed nii füüsiliselt kui ka pallikäsitluse osas ikkagi valmis. Õlvak top kaitses Juhkami rünnaku ülesse. Jefanov, oi. Ei saada üldse käsi seal Jefanovil otsa, see tõste jääb nii lühikeseks ja plokk valib selle koha nii valesti ja tundub, et Alar Rikberg ei ole sellega üldse rahul, et võtab kohe 4-4 seisul juba time-out'i. Täpselt selle pärast peabki alati need kõrged pallid lühikeseks jätma. Plokk teeb alati need sammud ennem ära ja sa tead, et sa saad sinna 3 meetrisse vajutada, et hästi klassikaline viga, mida tehakse, et see liikumine tehakse liiga vara ära. Ja hästi Jefanov, pani õla korralikult taha ka ja selliseid asju on väga tore vaadata, ei ole midagi öelda ja seisul 4-4 siis Alar Rikberg kasutab ära oma esimese mõtlemise ja 3. game'is. Ütlen ise ka Delfi ülekande lahti, et saaks kordust vaadata, sest videokorduseid meil endal ekraani pealt ei ole, nii et oleme ka kommenteerime seda, mida oma silmaga näeme, mitte korduseid. Aga väga tore on näha, et siis challenge'i mees istub siin meie kõrval, et saame interaktiivselt küsida asju, et mis otsuste taga on ja tegelikult see on, ma usun ka teile vaatajatele kindlasti kohe teada, et saame siin absoluutse tõe välja selgitatud. Ja Juhkami ka paneb õlga taha nüüd sinna 5-4 Tartu juhtimas. Tõmbab ka oma mehi ka käima, et seal ka oluliselt rahulikum on see Tartu pool ja selline töisem õhkkond on kindlasti seal. Vaatame, kas Juhkami suudab mingi serviseeria ka siin teha. Tegelikult ei olegi tartlastel korralikku serviseeriat täna veel olnud, et korra said seal lähemal, aga siis võeti ka 1-2 niimoodi neid. Jefanov ja taaskord. Ei jõua Wardlow sinna kõrvale, Kaibald võtab piiri kinni ja Jefanov lööb diagonaalis selle palli maha ning 5-5. Tartu meestest ja Juhkami 8 servi, Wardlow 7 servi ja Mart Naaber 8 servi, et keegi väga pikalt ei ole püsinud, ütleme, et vastu poolel Kaur-Erik Kais juba 13 servind ja 10 serviga on Kustin Õlvak ja Jefanov ka. Taas välja hästi toob selle ülesse, vaatame Rones 3. bloki vastu. Mõte ei olnud paha, aga seal hästi tegelikult ikkagi blokk hoidis oma käsi ja 6-5. Need liigutused tuleb natuke julgemalt ja et selline pehme sinna blokki, et siis kas või randmetega tagasi visates see pall tuleb päris kiiresti sinna põrandale, et nii-öelda ründaja peab ikkagi kasutama blokki, mitte lihtsalt lootma, et see blokist nagu tagasi põrkab, et jah, vastase blokk ei ole vaenlane nii-öelda, et seda tuleb osata enda kasuks ära pöörata. Aga nüüd Wardlow palling läheb pikaks. Kaibalt näitab ka kohe, et see pall on audis, ei ole mõtet challenge'it ära kasutada. 6-6, aga mis mulle meeldib selle Norraka puhul tehniline nagu pagas või selline tundub täitsa okei, ei ole nagu kuidagi kandiline väga või täitsa tipp-top kõik. Ega ilmselt ta muidu siia ei satuks ka, et ma arvan, et tema on vast Aavo Keele välja valitud ja videode pealt siia kutsutud testimisele ja mulle täitsa tegelikult meeldib ka see süsteem, kus kutsutakse paar sarnase
nii-öelda hinnaklassiga meest samale positsioonile ja tehakse kontrollmängude põhjal siis mingid otsused või turniiri põhjal, et tegelikult annab ikkagi kindluse, et sa saad endale hooajaks korraliku mehe ja mingi valiku võimaluse vähemalt, et ei pea ainult videopeatused ära tegema. Ja olen sinuga nõus. 7-7 nüüd naaber eelmisel lõi küll auti, nüüd ei klappinud ka väga hästi Eermaga see tõste, aga saab sealt plokist ikkagi selle palli kuidagi ära lükatud veel ja vaatame, kas Jack Williams hakkab ka nüüd serve väljakule panema ja seda kiirust uuesti leidma, mis eelmisel hooajal oli. See on lihtne saak Kaisile, keskelt jääb madalaks ja tõste, aga hästi ise Nõlvak julgestab. Nii nüüd ei taha keegi lööma minna ja Fan on lihtsalt üle. Kaibald ja lööb plokist ära selle plokkvõrgus, Mihkel Varblane võrgus ja 8 punkt Bigbank Tartule. Ja Fan on tegelikult hästi seal palli isegi üles, nii et kui võrguviga ei oleks olnud, oleks täitsa püsinud päris hästi, aga praegu hea Selver Taltechilt ja keskelt ei klappinud ja kui Mart Naabri vastu minna sellist ani panema, et siis isegi kui ta jõuab juba maanduda ja jalad maas on, ta suudab sealt päris palju veel tagasi visata võrgu pealt. 8-7 ja Jack Williams. Nüüd on taas väliraskustes ja kas esimene vastuvõtu viga tal täiesti alles? Nii on, väga hästi on täna hakkama saanud tegelikult üks parimaid vastuvõtjaid siin kahe võistkonna peale tegelikult. On Kaur-Erik Kaisi numbrid veidi paremad, aga on ka vähem vastu saanud võtta. Aga vigade poole pealt esimene. Ja ei ole neid Selver Taltech teinud üldse see mäng palju, et on Ronessil üks vastuvõtu viga enne seda, aga teistel meestel mitte. Aga Jefanov jätkab seal, kus ta pooleli on jäänud, põhimõtteliselt kõik lööb ära ja 8-9. Et ka mängu mõttes päris huvitav oleks nüüd näha, ütleme, kui Selver Taltech, ma ei tahaks seda või midagi, et jääks 3-4 taha, et kuidas nad kaotusseisus hakkavad mängima, et milliseks nad muutuvad? No ma usun, et nad seda saavad see hoek. Ei saavad kindlasti saavad seda olukorda ka. Aga kas ka täna kohe, et kui ühe mängu jooksul saaks ka kohe näha teist olukorda, et tõesti praegu punktis on veel kõik okei. Ja 10-8 ja Stefan Kaibald eelmisel hooajal siis Eesti meistrivõistluste finaalseeria, võib öelda küll üks parimaid mängijaid, sai ka parima nurgaründe Agustin Nõlvak teeb neid asju, mida ta äärmiselt hästi oskab, on osav, on hea nägemisega ja paneb palli sinna, kus saab punkti. Ja Kaibaldi kohta ütlesid õigesti, mina ütleks veel niimoodi, et tema oli nii-öelda täitsa MVP Eesti meistrivõistlustel tiitel, mida välja ei antud, aga lepime siis kõik ühiselt kokku, et nii see oli. Juhkami neljatsoonist läheb vasakuga nüüd, hästi toob Nõlvak kaitses ülesse. Kais, Vahter saab küll käed alla, aga see pall ikkagi üles ei tule. Ja kui me Kaibaldist rääkisime ja vana asja veel surkisime, siis kui sa eelmise hooaja peale mõtled, ta ei olnud ju tegelikult see mees, kes oli planeeritud hooajal alguse rosteris, et oli tal tervisemure, ei teadnud, kus ta üldse mängida enam. Ta lihtsalt jäi sinna Tartusse ja vaatame, mis saab. Lõpuks ülivajalik mees Tiiti võidu puhul, nii et loodame, et tal tervis vastu peab ja saab ikkagi Tartut korralikult aidata. Nii, Juhkami toob sealt ploki kaudu tagasi, ei ole mina küll kindel, kas olid ploki käed, aga punkt mängitakse edasi ja Paipi Ronessiga. Vahter toob kaitses ülesse, Eerma läheb sinna lükkama, Rones kaitses all, Nõlvak, Jefanov ja küll ta selle ära lööb sealt ühese ploki vastu, pole küsimustki ja Selver Taltech on taas seal, kus ta terve mängu on olnud ees, 11-10. Ja tuleb time-out ka Rikbergil, on ta neid täna pidanud ikkagi maksimaalselt ära kasutama, et võtab sellest mängust ikkagi kõik. Jah, mis sa neid ikka siin koju tagasi viid, et see, ütleme, kui see kaotuse koorem ka tuleb, see on niigi raske see koorem, et jah, see on mõttekoht, et kui tahaks liigas mingid uued reeglid välja mõelda, et võib-olla kes kõige vähem challenge'id kasutab hooaja peale, saab mingid lisapunktid või kes kõige vähem time-out'e kasutab, aga praegu, ütleme siin, ei ole põhjust reegleid muuta, praegu asi atraktiivne ja põnev ja loodan, et Tartul see time-out tegi head. Ja igal juhul ja 11-10 Selver Taltech juhtimas ja Kusti Nõlvak taas
servijoone taga mees siis, kes vahepeal 10 aastat saalis eemal, eelmine aasta tuli tagasi, ütles, et läheb taas eemal, aga võta näpust on ikkagi saalis ja paneb palli mängu. Juhkami korralik vastuvõtt, Williams ühed tsoonis, täiesti Kai sulgestab ennast, mis seal nüüd vilistatakse, hoitud pall tundub? Mulle tundub, et võib-olla... Plokk võrgus näitab alumine kohtunik hoopis. Okei, Martin Uusküla ka siin, ja. Vaatasin, et võib-olla läks uuesti julgestatud pall antenni, mis võrgus on, aga ei. Aga miks praegu challenge'it ei lubatud võtta, tekib mul küsimus, kas liiga pikalt läks sellega? Igal juhul Aavo läks alumise kohtuniku juurde ja palus challenge'it, aga näidati, et ei saa. Oi, kas nüüd lööb üle ploki Andres Jepanov. Ja lööb küll, jah. Ja näitab emotsiooni ka. Juliuse jüngrid on siis meil siin saalis, kes siis eelmisel aastal ka tegid tegusi nii Kossu saalis kui Võrgu saalis ja see on tore. Seda on väga tore vaadata, aga Aavol ka ikkagi reeglid uued ja läks ikkagi küsis üle, jäi kripeldama see eelmine olukord ja millal ja kuidas ta siis seda võtta võiks ja peaks. Erko Varblen ütleb meile kõrvalt, et ikkagi läks liiga kaua sellega. Et Kaur jõudis tulla siis sealt 4 pealt 2 tsooni veel jalutades ja siis Aavol öelda, et ta ei olnud Võrgus ja siis alles mindi küsima. Kas ikkagi see 5 sekundi reegel võiks kehtida? Et jah, otseselt vist stopperiga ei mõõdeta, aga peaks ikkagi kohe küsima, et ega kohtunikele ka see ei meeldi, oli algselt, kui see challenge tuli ka neid olukordi, kus ju Tääbi pealt vaadati videokordus ära ja siis küsiti, et jah, päris sinna ka minna ei tahaks. Ja olen sinuga selles suhtes küll nõus. 13-12 Selver Taltek juhtimas ja Henrik Luuken astumas servijoone taha. Aga tõesti, Jepanov on tegemas suurepärast mängu. 17 punkti koos juba mehel ja pluss 15. Et igal juhul, isegi kui te kõik ülejäänud tõsted siin mängus eksib, siis jääb plussi ta teda jääb. Sest et kui nii jätkub, et Martti Juhkami ka servi kätte ei saa nagu praegu, siis hakkab, ütleme, 15 minutiga see mäng läbi saama. Ja Kihtpea kontoritele jääb siis selles mõttes 3-0 küll, aga valele poole. Aga teisele poole, jah. Aga vara veel, ma ei usu, et Tartu selles mõttes leppinud on, aga nüüd nägime jah, eelmisel servi seda Luukeni head servikiirust, mis planeerivast juba siis lakke läks nüüd. Joone viga vist välja tulle, sest seda ikka juhtub aeg-ajalt, et kui sa hakkad seal plokis keerad ringi, paned selle jala sealt joone alt läbi. Nii on ja midagi siin märkamata ei jää, on kohtunikke ainult 2, piirikohtunikke ei kasutata, kui challenge süsteem olemas on, aga täna tublisti hakkama saanud. 13-14 ja Martti Juhkami. Korralik palling, Kaisi vastuvõtt seal 5 meetri peal. Rones läheb anitama ja jääb see ka, no need tuleb kaitses Tartu poolt kätte saada, kui tahetakse siit mängust veel mängu teha. Ülipeened tehtud muidugi ploki langemise peale täpselt piisavalt ebamugav, et raske mängida, aga Eermaa lõpuni minnes oleks saanud seda kindlasti mängida. Aga Jepanov täna juba siin paar ässa ka löönud minu teada. No ega ei jää palju puudu ka järgmisest, aga hästi Eermaa toob selle tagasi väljakule ja Miikel Varblane võtab kinni Stefan Kaibaldi ja 16-13 ja 16-13 Selver Taltek juhtimas. Ma ei ole väga näinud, et keegi käed rusikas blokke paneks, aga Miikel Varblane praegu pani. Ilmselt ta läks kuidagi vältima olukorda, kus Kaibald ladastab ära lüüa, aga jäi täpselt 2 vahele. Ei tahtnud käsi ära tõmmata, aga ei tahtnud ka neid sõrme otsa jätta, aga lõpptulemus loeb. Ja super serve Jefanovilt, nüüd on Juhkamil hästi käes, jääb madalaks see tõste ja seal on nüüd Kusti Nõlvaku käed ees juba ja 17-13 ja 17-13 Alar Rikberg suu lahti lausa siin oli mõnda aega meil. Ja kas ta ei otsi pingilt ka kedagi? Albert Urtme ei tule ilmselt täna, muidu ta oleks tulnud juba. Aga tuleb Meius. Tuleb Meius, jah. Andrei Ojamets ka seal ikkagi numbritesse sukeldunud ja vaatab, mis toimub, aga... Oot. Kelle asemele see Meius tuleb? Ikkagi Juhkami. Juhkami asemel. Ja Toomivaara ka tuli meil siis sidemängijana, nii et
vaatame, aga Selver Talteki käes on kõik ohjad siin. 17-13 ja Jefanov jätkamas. Ja oi, nüüd läheb. Kus juures tal see tsooni 5 serv eelmine hooaeg, ta pani ka seda päris hästi. Aga nüüd läks jah, sul oli väga hästi öeldud, et ahneks läks. Sai pikalt praadida ka nii öelda seal, aga igal juhul seis nii-öelda lubas ja läks julgelt panema. Üks tähelepanek Tartu kohta veel. Neil ei ole enam mängul, ütleme see hooaeg kaasas statistikut, ehk ka minu hea sõber Mikk Üsküla, kes nendega aastaid statistikatööd on teinud, enam neid ei aita, nii et arvestades, kui palju tegelikult meeldib Alar Rikbergile statistika järgi neid asju teha, siis nüüd ta on natukene teises olukorras, et ma ei tea, kuidas ta on lahendanud, kas ta saab Miikel Sagarilt pärast geime näiteks või ma tean, et tal on selles mõttes mingid käigud neid aidatakse teiste statistikute poolt, aga ütleme selles mahus võib-olla mängu ajal ma arvan, et ta ei saa seda infot enam. Ja kindlasti jah, aga kas see tuligi puhtalt selle otsuse, nii nüüd ei taha keegi enam seal aidata ka, Toomivar, seal on Varblase käed, Toomivar uuesti, Taasväli, Nõlvak ja Kais üle bloki lahendab selle ära ning 19-14. Me liigume siit ikkagi 3-0 suunas. Julgen vaikselt seda öelda, sest vaadates kahte meeskonda väljakul, üks tahab, teeb ja näeb hea välja, teine meeskond võitleb iseendaga ja tundub, et jääb kaotajaks seal võitluses ka juba. Nii on, tahaks väga kuulda. Mul ei ole ühtegi loogilist nagu põhjendust, miks Tartu peaks praegu nii välja nägema. Mul on selline tunne, nagu oleks ütleme juba veebruarikuu ja pikk talv selja taga ja mehed on väsinud, et nägudes täpselt selline pilk on. Reaalsuses on mängitud paar kontrollkohtumist ja kõik on alles ees. Ja tegelikult selle hooaja alguses nad peaksid üsna heas vormis olema, kuna neil on tulemas ju kohe-kohe ka Euroliiga mängud. Jah, see võib olla, et füüsilise tugeva tsükli pealt tullakse, mis võib olla loogiline tegelikult, sest et ajastama praegusel perioodis pead euromängude järgi väga palju. Et see võib olla see põhjus küll. Aga 20-15 ja Mihkel Varblane minemas servijoone taha. Kes see mees võiks praegu Tartul väljakul olla, kes hakkaks siin kandma seda? Eelmisel hooajal oleks praegu jäänud kindlalt Stefan Kaibald. Võis olla tema peal kindel, tänased numbrid sul on need ees ka, näitavad midagi hoopis muud. Aga Varblane lööb ühe ässa ka veel siin ja 21-15. Kaibald ei ole enam väga palju tõsteid saanud, et kui ma pärast tema esialgset sekkumist ütlesin, et 8-0, siis nüüd on 12-1. 4 juurde saanud, ühe ära löönud, jah? Jah, et küllaltki vähe saab ta tööd ja hästi palju siis sellist nikerdab ja võtab plokist palju tagasi ka. Varblane ja nüüd muutis selle siis planeerivaks, nagu sa ütlesid, sama viske pealt suudab erinevaid teha, et no vastuvõtjale ka äärmiselt ebamugav ikkagi. On servi vastuvõtul just see kauguse, kus sa alustad vastuvõtu liikumist või positsiooni, et see muutub hästi palju ja segab muidugi, aga Varblane jah, praegu lasi käe hästi alla kukkuda ja läks hästi peenet liigutust tegema, aga praegu veel viga. Jefanov ja lööb ära, Jefanov lööb kõik ära ja no sellist emotsiooni mina ei ole varem näinud Jefanovelt, ikkagi rahvaga ka suutleb juba. On, tunneb järjest mugavamat, ma loodan ennast väljakul ja see, et noor mees on emotsiooniga, no see on ikkagi, ütleme, kingitus Eesti võrkpallis, et ei ole järjekorda selline tööloom, et tuleb ja teeb oma asja ära ja läheb koju vaikselt nokitsema, et päriselt naudib seda ja naudib, et rahvas saalis on ja seda on hea vaadata. Seespall näitavad siin ka kõik mängijad väljakul peale Luukeni, kes Luuken ikkagi üritas saada challenge'it, aga Aavo saatis Luukeni ka kohe kiirelt väljakul tagasi. Jah, siin rahvas hakkab vaikselt ära pakima ennast juba saalist, et meil on raske mängu näha juba, aga praegu vähemalt Eius Vardo blokis natuke pikendavad seda mängu. Kas Aavo Keel kasutab ära ka oma time-out'i veel selles game'is, ta ongi täna ainult ühe kasutanud ära. Et tema siis pakib kaasa omale need. Aga Mart Naaber, Mart, kas tuleb kuni äska, et saame mängu veel? Rones, Jefanov ja blokist out ja Andres Jefanov 23-18. Jefanovi numbrid varakult ära juba, et ei jääks mainimata.
19 punkti pluss 16, 18-15 siis ära löönud pärast seda rünnakut. On ilusad numbrid. On ilusad numbrid, jah. Ja Kaur-Erik Ais. Ja see palling läheb outi ning 19-23. Saab Voomjuara servima minna. Tean, ta on see mees, kes siin korraliku service-show püsti paneb. Pigem mitte. Pigem mitte, aga kohe saame targemaks. Kais korralik vastuvõtt. Jefanov, kas käib antennis see pall? Midagi seal nagu oli. Ja, aga kas ta käis rünnakust antennis või blokis on küsimus. Ja punkt igal juhul Selver Taltekile. Ja head võrkpallisõbrad, oleme jõudnud esimese matšpallini selle hooaja esimeses Elmen Messergaas Balti liiga mängus. 24-19 ja seda läheb mängu panema temporündaja Henrik Luuken. Rahvas saalis tõuseb püsti. Ja on omadele kaasa elamas 21-aastane 201 cm pikk temporündaja. Ei ju see vastuvõtt olemas, oi kui see tõste on täitsa ja ei saa sealt veel ka edasi, nii varblane. Kas Rones lõpetab selle mängu ja küll ta lõpetab? No miks ei lõpeta? 25-19 võidab kolmanda game'i Selver Taltek, sellega kogu kohtumise 3-0 ja kas võime öelda, et selle hooaja esimene üllatus on tehtud? Sul on täiesti õigus, selle hooaja esimene üllatus on tehtud. Ausalt uskusin, et võib-olla saavad okeid vastu Selver Talteki mehed, aga lõpuks ikkagi Tartul, kui sul on sama meeskond, mis eelmine aasta, sul ei ole vaja kokku mängida, sul on ka vahetusmehi, keda võtta. Ei näinud, kuidas see võiks niipidi minna, aga ma arvan, et ideaali lähedane, kui mitte täpselt ideaalne hooaja algus, et intriigi siia liigasse tekitada ja ka järgmistele mängudele loodetavasti saame tänu sellele täismaja. Igal juhul tänan Taavi, et tulid minuga kommenteerima seda mängu või eks me mõlemad täname siis Denissi, et ta meid kutsus siia. Ja liiga läheb edasi juba järgmisel nädalavahetusel 4.–5. oktoober või on 3.–4. meil. Igal juhul 4. ma tean on küll mänge 5. ka, näeme siis juba teisi mänge ka ja olge ikka võrkpallilainel Delfi Sport ja me täname ning nägemist. Kena. Kronimek, toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu. Netflix on saabunud Telia TV-sse. Tutvu uute TV-pakettidega. Lumised mäed ja nõlvad ootavad sind Kütioru keskuses Võrumaal. 7 nõlva, 4 tõstukit on suusatajate ja lumelaudurite päralt. Võta sõber kaasa ja kohtume Kütiorus. Võidu toob koju kodulaen Bigbankist. Panustame Eesti võrkpalli juba üle 10 aasta. Bigbank. Kõige vahvam spa- ja saunakeskus Eestis. Jah, vees on võrratu. Veespa, Tartus Riia 2. Kutsu Selver oma koosolekule, konverentsile, sünnipäevale ja pulma. Selveri köögi armastatud peolauatooted toob üle Eesti kohale e-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Ma väiksena oleks nõus nagu ükskõik mida tegema, et saaks punkte mängida. Lihtsalt tahtsin punkte mängida kogu aeg, võistelda kellegagi.
unbeatable Annette Kontaveit, making a little bit of history as well. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Spordi terviseks. Värska originaal. Käes on veteranikuu. Toetaja tunnusta Sinilillega Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane. Sinilillega kannad rahu rinnus. Vaata annameau.ee. Kroonimett. Toetame võrkpalli ja anname metallile uue elu.